Eestimaa on isemoodi paik, vaheldusrikka looduse, helide, värvide ja lõhnadega. Mättakujuline meeltekohver on õppevahend looduse tutvustamiseks pimedatele ja kurtidele, aga ka nägijatele ja kuuljatele. Kohvreid on 3, metsa, ranniku ja soo tutvustamiseks. Elulised näitevahendid võimaldavad kasutada meie erinevaid meeli. Eestimaa looduse lahutamatuks osaks on mets. Metsakohvris on vahendid nii taimede, seente kui ka loomade tundmaõppimiseks. Näiteks puude viljade või käpajäljendite abil saab õppida paremini tundma seoseid liikide vahel meie metsades. Piltkaartidel kujutatud loomad ja taimed on silmaga nähtavad kui ka sõrmega kombatavad. Tagaküljel on ruudukujuline QR-kood, mille skannimisel avaneb Eesti viipekeelne video. Osadel kaartidel saab QR-koodi abil ka helisid kuulata. Raba on soo arengu viimane etapp. See on liigivaene, ent samas väga vana, väärtuslik ja eriline kooslus. Soo arengu paremaks mõistmiseks saab kokku panna maketi, millelt on näha soo erinevad kihid. Sookohver aitab looduses kogetut tutvustada, näiteks piltkaartide ja helidega, ning tutvustab erinevaid võimalusi turba kasutamiseks. Lõhnapurkides on hoiul aga soole omased lõhnad. Meie rannikumaastikud on kujunenud inimese ja looduse koostoimel. Need on lindudele olulised peatus- ja pesitsuspaigad. Kohvri sahtlitest leiab nii linnumunade mulaaže kui ka linnu-uurijate töövahendeid. Kohvrist leiame rannikul elutsevate loomade karvkatteid ning kõike seda, mida võime leida ka rannast endast, olgu selleks rannakarbid või kalavõrgud. Loe lähemalt www.keskkonnaharidus.ee